Sometimes love is a dancer in the dark, spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, you're keeping me occupied. I'm losing track of time. Losing track of time. Tere ilusat talvehommikut teile minu poolt. 3. uue aasta väljakutse vlog hakkab siit ja täna on see päev, ma loodan lõpuks, kus lapsetuba saab roosaks. 3. video nüüd, kus ma olen sellest rääkinud ja kui te vaatasite eelnevaid videoid, siis te nägite seda saagat, et küll oli vaja rohkem pahteldada, kui me ootasime, mis võttis rohkem aega. Siis, kui lõpuks oli juba aeg värvida, siis tuli välja, et meil ei ole piisavalt värvi, et 2 kihti panna. Siis ma tellisin uue värvi, kui ma selle värvi avasin. See potsik oli lekkinud ja pool värvi oli sealt kuidagi välja tulnud. Nii et nüüd see värvifirma saatis mul uue värvi, aga see ei ole veel jõudnud. Ma ise loodan, et see lekkinud värv, kuidagi üritasin natuke nagu läbi kile katsuda seda konteinerit, et vaadata, kas ta on täiesti kuidagi purunenud või kuskil on mingi pragu ja ma ei näinud, et äkki ta lihtsalt kuskilt pisikesest vahest lekkis. Ja kui me ta avame ja segame, et seda ikkagi saab kasutada. Ja siis see nii-öelda asendusvärv, mis meile nüüd saadeti kompensatsiooniks, et see jääks siis igaks juhuks varusse, sest võib-olla tulevad uued praod, kui maja veel vajub ja mis iganes, et äkki on vaja kunagi üle teha, aga jah, igal juhul palju peavalu. Sõbranna mees on käinud, nüüd juba tuleb 3. päeva. Ta on nii tubli ja kuldsete kätega ja kõike nagu nii hästi teeb ja oskab. Nii suureks abiks olnud, sest kindlasti meie sassiga oleks kohe, ma arvan, seal pahteldamissammu juures juba jänni jäänud. Et jah, täna siis loodetavasti saab lõpuks ikkagi värvid seina pandud. See pole ka muidugi muutunud, et minu tuba siis, minu office room, kus ma töötajan, on mingi koliladu. Sassikabineti ja lapsetoa asjad on sinna praegu tõstetud, et loodetavasti siis paari päeva jooksul saame need tagasi tõsta. Ja eile oli see päev, kus ma käisin Denim Dreami podcastis. Mul oli väga tore, aga see hakkas kell 6 õhtul, nii et kell 5:30 õhtul ma tõmbasin sisse ühe espresso, mida ma nii või naa ei joo tavaliselt. Ma ekstra ei joo rasedana väga kofeiini ja ma kindlasti ei joo nii hilja päeval kofeiini. Mul oli lihtsalt siukene uni peal ja ma mõtlesin, et ma tahan seal podcastis vähemalt olla ikkagi jutukas ja elav. Siis ma mõtlesin, mis see ikka teeb, on ju, ja siis see kulmineerus sellega, et ma reaalselt ei maganud. Ma ei jäänud magama, ilmselt see podcast ise ka kuidagi äratas mind üles ja olin nagu heal laineharjal, et see uni ei olnud kerge tulema. Isegi lõpuks, kui ma jäin magama, see oli siuke hästi katkendlik pinnapealne uni, kogu aeg ärkasin üles. Nii et täna on veidi siuke pohmellitunne ja ma isegi mõtlesin, kas ma lähen trenni, aga siis ma ikkagi käisin trennis ära, nagu nägite. Ja ülataval kombel trennis oli ülipalju jõudu. Ehk siis ma loodan, et nüüd täna õhtul ma saan oma unetunnid tasa teha. Me oleme sassiga Veesenbecki metsamajja, mis on siis Sinu Trend Challenge'i uue aasta restart auhinnafondi üks sponsoritest ka. Ja me juba päris ammu bookisime selle ära, et nüüd siis saame minna talvevõlumaale puhkama 8-9 täna. Aga esmalt siis jah, on meil siin terve reede ees. Mul on vaja tööasju teha. Mul on üks töökõne, mul on vaja sotsiaalmeedia asju editida. Sassil on ilmselgelt enda tööasjad, tema tööpäev ja töömees tuleb ka terveks päevaks, et siis me ilmselt alles lähme õhtul hilja. Aga selles mõttes on hea tunne, et ma sain trenni tehtud, nii et patsutus endale õlale. Hommik on juba hästi alanud. Siit saab ainult ülesmäge minna. Enam midagi füüsilist ja rasket tegema ei pea. Nii et ma loodan, et see mingi 25 minutit tund, mis mul öösel oli, kannab mind õhtuni välja. Sometimes love is a thought we held too long. Sometimes it's alright just to be a little wrong, with no sense of consequence, the strength to carry on. The day breaks in the darkest place right before the dawn. So if you ever lie awake with situations in your mind and you try to sleep it off, but night keeps on passing by, you're losing track of time. Losing track of time.
tere hommikust, me jõudsime finali eile siia Veesampekki, me jõudsime mingi kell 10 õhtul siia, kuna meil läkski nende tubadega natuke kauem, kui me ootasime ja ma tegelikult tegin tööd ka mingi juba kella 6-ni, päris pikk päev oli ja siis ma kuidagi olin liiga väsinud, et mingit vlogi update'i teha. Aga ma saan teile homme näidata mõlemat tuba päevavalguses, et sisuliselt sai valmis. Täna sõbrannamees läheb veel mingit detaile tagasi pruvima ja sükest lõppviimistlust tegema, aga õnneks see värv, mis oli ümber läinud pakis, toimis. Põhimõtteliselt terve potsiku sai ära kasutada, et ei olnud midagi raisku läinud. Nii et lõpp hea, kõik hea ja mega hea tunne on mõelda, et kui me homme lähme koju, siis me saame rahulikult kõik asjad tagasi tõsta tubadesse ja ongi toad lõpuks valmis põhimõtteliselt. Noh, lapsetoas peab hakkama mingi hetk mööblit kokku panema, et võib-olla seda kohe homme ei hakka ära päänema, aga vähemalt kardinad ja siuksed asjad saab tagasi tõsta. Väsitav päev oli, kuigi meie isegi ei teinud midagi sassiga, aga me tegime tööd samal ajal. Ja jõudsime siia Veesampekki juba eile, siin oli siuke talvevõlumaa, neil on need mingisugused ümmargused tuled siin valduse ümber, maja ümber ja see oli täpselt nagu Eija jõulud tondikakul, mingid megalumehanged. Õues on siuke mõnus krispi, siis sa tuled siia tuppa. Siin oli siukene soe ja siis me tegimegi siin veel natukene mingit sauna õhtul ja jäimegi magama ja mega hea uni oli ka. Hästi mõnus madrats on siin ja siuke mega välja puhanud tunne, sellepärast me olemegi siin nii pimedus juba üleval. Ja Veesampekki külaliste maja on siis Võsul on ju, et see on Tallinnale suht lähedal ka. Mulle täiega meeldib niimoodi käia, kui ei pea mingi mega kaugele sõitma. Et sa justkui oled oma keskkonnast täiega eemal ja hoopis teises kohas, aga ei pea jah mingi pool päeva raiskama selle peale, et sinna kohta jõuda. Kui meie väljakutse lõpeb 1. märts, siis üks võitja saab ka Veesampekki külaliste maja 2 öö majutuse endale, mis on üli äge auhind ja nii tore, et nad olid nõus seda pakkuma. Ja täna meil mingit konkreetset plaani polegi reaalselt, lihtsalt puhkame ja loeme raamatuid, äkki vaatame Netflixi ja puhkame. Naudime mõnusat hõbast metsamaja. Nüüd võid öelda, mis seda seda. Tere semud. Tere semud. Äratasin kogu maja 7.50 üles, siis jäin 20 minutit eile magama suu lahti ja magasin kella 12-ni. Igatahes me oleme siin puhanud, nagu näete, me oleme ikka siin. Aga mõtlesin teile kiirelt näidata, kui te ei mäleta, kus me oleme. Aga me oleme siuksel talvevõlumaal Võsul. Ja paneme ukse kinni enne, kui me siin külma jääme. Ja siit sisse astudes ongi kohe meie magamistuba, kus me nii hästi saime magada. Siin selles mõttes on natukene nagu, või tegelikult väga palju avaram. Me oleme harjunud hästi nende väikeste klaasmajadega, aga Sass ütles ka, et nii hea üllatus, et siin on nii avar ja nii palju ruumi. Aga siin on juba see kummut, kus me saime kõik oma asjad ära mahutada. Mõlemal on öökapp, ma saan oma kindid seal hoida ilusti ja veepudelid. Ja siit vasakul sisse astudes ongi lihtsalt see kohvri hoidja ja veel joped riputamiseks konks ja söögitoolid saab siia siis panna, aga praegu me ei ole neid võtnud, aga ilmselt õhtusöögiks. Võib-olla isegi lõunasöögiks tegelikult võtame juba need istume laua taha ja mustatiiv muidugi ja paremat kätt peale magamistuba on kohe vannituba. Siin on natukene see mingi undav hääl, kui ma panen tule põlema. Sisuliselt WC, hästi mõnus dušinurk. Siit on kohe näha, et lumine on õues. Katusaken on mingid hange täis. Mõnusad Nurme šampoonid ja seebid on siin. Ja muidugi pisike infrapunasaun, mis siis tegelikult läheb päris kuumaks. Eile juba käisime mingi 60 kraadi juures. Korra panen tule ka teile. Siis näete. Ja siis siin muidugi tuleb väga mõnusat sooja õhku. Hästi mõnus sossu on siin alla, kui õues on nii külm. Ja elutuba on ka mõnus avar. Me just tüdrukutega käisimegi suvel või mai lõpus 1 aasta ja Sassiga oleme sügisel käinud, aga niimoodi talvel me ei ole kunagi käinud. Aga tüdrukutega minu Kaari magas siin diivanil, diivan käib lahti, ehk siis tegelikult sisuliselt saab 2 inimest siin magada ja 2 inimest siis seal magamistoas. Aga jah, siin on ka hästi avar. Ma ütlen, me oleme lihtsalt harjunud viimasel ajal väga pisikestes puhkemajades käima, et siis see on kuidagi väga siuke värskendav praegu. Ja kööginurgas on praktiliselt kõik asjad olemas. 1 kann kohvi juba seal tõmbab veel, sest me ütleme, magasime edasi ja uni tuli peale, nii et kohvi on väga vajalik täna. Siin on isegi nõudepesumasin, mingid prügikastid asjad, mingid maitseained on siin kõik olemas, ahi, veekeetja. Neil on seal
kohv, tee, suhkur, mesi ja muidugi nõud ja see söögilaud käib siis kenasti lahti, kus saab siis istuda ja süüa kuni 4 inimest ka. Telekast eelmine kord ma mäletan, me vaatasime tüdrukutega Bridgertoni, nii et õhtul saame ka selle diivani äkki lahti teha Sassiga ja teha mingi filmiõhtu siin hoopis oma snäkkidega, sest meil on hästi palju snäkke ostetud. Siin on meil peidus kõiksugu snäkid, mingid magusamad, soolasemad. Siin on minu kiudainesegu ja vitamiinid ja siin all ma tegelikult võingi välja võtta lõunasöögiks avokaadod ja leib oli meil ka kaasas endal. Ja mõtlesime munad ka ilmselt keeta või praadida, vaatame. Aga munad võtsime ka kodust ise kaasa. Ja kui me tulime eile, siis pererahvas on siin nii armas alati. Meile olid jäetud mingid maiused. Lisaks muidugi ka 0-voll vein, väga armas neist. Aga siuksed mingi päts, pagari, paganama, head. Mulle tundub, et ekleerid on ju. Ja mul pole õrna aimugi, mis see on. Aga kindlasti saame neid mekkida ilmselt kohe siin lõunasöögi magustoiduks. Ja teine asi, millest ma olen unistanud, ma ei mäleta, millal ma viimati sõin, sest ma iga aasta kusjuures isegi ei söö. Tada, vastlakuklid ka. Just eile olime Sassiga poes, rääkisime neist, kuidas mul nii väga isutab ja siis me ikkagi ei võtnud. Aga ju siis see on saatus. Ehk siis kuigi ma proovin siin tervislik olla ikkagi nädala jooksul niivõrd kuivõrd, siis natuke maiustada nädala lõpus on alati okei. Tasakaal on kõige alus. Aga ma kõigepealt teen kohvi valmis, siis teen kiire pesu ja võikud ja alles siis hakkame oma maiustusi nautima. See where she's going, but I hope it's near. Life ain't what it seems. There's still a part of me that's trying. Me sõime oma lõuna ära ja meil söid kõhud nii täis nendest avokaadovõikudest, et me mõlemad sõime pool seda ekleeri. Ekleeri ei olnud minu nii lemmik, see meeldis rohkem Sassile, sest seal tundus see sisu olevat nagu siuke kohupiimane ja Sassile täiega meeldib kohupiim, aga mulle ei meeldi väga üldse. Nii et siis mina proovisin veel seda mingit vaniljapirukat, mis oli see nagu muffini välimusega ja see oli vaniljatäidisega ja oh my god, see oli nagu mega hea, aga lõpuks ma ei jõudnudki oma vastlakuklini ja ma mõtlesin, et teeme taste testi koos. Siin sees on moos. Mulle täiega meeldib moosiga kõige rohkem. Ilma moosita on midagi puudu. Kui siin on mingi martsipan või midagi hästi magusat, siis on minu jaoks too much, mul ei maitse martsipan, aga siuke hapukas moos on ideaalne minu arust vastakukli sees. Nii et proovime siis. See näeb igal juhul mega välja. Mega. Juba tundsin selle moosi hapukust ka. Sai on hea pehme, see vahukoor on siuke mõnus kreemine. Ma ütleks nendest kõikidest pagari asjadest on mu lemmik kindlasti. Mul pole õrna aimugi, kust see osteti, sest see oli täiesti tavalises valges karbis. Aga meeldan siis, et äkki kuskilt suure poeketis. Igal juhul ma selle poodi jätan praegu järgi. Jääkülma vett ka. Ja siis, mis ma hommikul tegin ja jätkan nüüd, sest me tahame puhata. Sass praegu läks üldse sauna päevasele. Mina nii hull saunafänn ei ole, nii ma lähen õhtult uuesti kaasa, aga ma mõtlesin, et praegu ma lihtsalt loen. Notes on your sudden disappearance. Kui te vlogmassi vaatasite, siis oli see raamat, mis ma rahvaraamatust ostsin. Ja hetkel ma olen kuskil mingi 35% juures. Seda on raske seletada, sest et ta nagu ei haara mind üldse millegipärast, aga samas ma olen 35% juba ära lugenud, mis on, ma eeldan, mingi 100+ lehekülge. Ma lihtsalt siia metsamajja ei hakanud seda füüsilist kaasa võtma, võtsin kindli. Aga teisest küljest ei ole nagu ka igav, et tihtipeale on see, et kui sul on igav raamat, siis sa loed mingi ühe peatüki, mis võib olla mingi 10 lehekülge või mingi 1-2% kindlis ja sa lihtsalt terve see aeg mingi tahaks oma telefoni haarata või mis iganes. Selles
mõttes sellega mul on see, et ma vahepeal olen mingi 10-15% järjest või mingi 5% järjest, et ikkagi suht palju nagu loed ja siis isegi mõtle oma telefonist, et ma ei tea, ta nagu ei ole igav, aga ma olen siuke kahe vahel, et igal juhul ta tundub siuke nagu litfikilik, ilukirjanduslik, natuke aeglane, aga räägibki põhimõtteliselt siis ühe naise vaatepunktist, ta räägib sellest, kuidas ta õde ära suri nooruses ja siis kuidas see edaspidi on teda mõjutanud, aga ma ei tea, ma ei oska veel öelda. Ma arvan, et see on täpselt siuke raamat, kui ma selle lõpetan, siis ma tean täpselt, mis ma sellest arvan, aga praegu ma veel ei oska kommenteerida. Aga ma lihtsalt naudin seda, et mul on aega lugeda. Midagi muud ma tegema ei pea, et siuke mõnus easy nädalavahetus. Meil Netflixis on see Fireplace, samamoodi nagu YouTube'is, siis Netflixis on ka, aga Netflixis ei ole neid reklaame vahepeal, mis mind häirivad. Nii et kuulan seda kamina prõksumist, loen oma raamatut ja naudin rahulikku laupäeva. Come lay on my chest. You can find a little rest from hiding. Don't let this go. Don't let it fall away. Don't worry, we'll take it slow. Just don't let go. Don't let go. Hakkasime vaatama Matt Damoni ja Ben Afflecki mingit uut filmi Netflixist ja vahepeal jõudis kätte õhtusöögi aeg ja me kohe mõtlesime, et me ei viitsi siin hakata hullult kukkama. Nii et me võtsimegi snäkke õhtuks päris palju ja wrapid. Wrapid on siin ära. Ma tegin nüüd juba eile valmis, aga ahjus siis soojendame. Daydreams falling like raindrops non-stop. Making plans, all I ever have dreamt of falling through my hands. Life ain't what it seems. Me panime juba enne sauna sooja, mõtlesingi, et kui 60 kraadi on täis, siis ma lähen. Tundub siuke hea temp, et ma väga kaua nagu nii istu seal, aga vaatasime selle filmi ära ja alguses oli hästi segane. Guugeldasime mingeid asju ja ei saanud kohe aru, aga lõpus oli mega hea ja huvitav ja päris mitu twisti oli ka, mis algselt tunduski, et kas see on lihtsalt lõpuni see, mis sa arvad, aga mitu twisti oli, nii et soovitan. The Rip oli selle nimi Netflixis. Ja wrapid olid ka mõnusad, et ei pidanud midagi nullist siin hakkama praadima, kuigi siin on ahi ja pliit, et tegelikult saaks, aga täna ei viitsinud. Nii et me ilmselt lähmegi sauna, natuke higistame, peseme pidžaamad, siis mul on sheet näomaskid kaasas külmkapis, et nad oleks eriti jahutavad ja värskendavad näol peale sauna. Ja siis me teeme omale snäkivaagna, me oleme nüüd, ei mäletagi mitu õhtut järjest, aga ikka suht pikalt niimoodi, et meil on mingi juurviljad, värsked, hakitud, kas paprika, porgand, lillkapsas, kurk. Siis me teeme kreeka jogurtiga tipi kastme sinna juurde. Ja täna meil on veel Lazy Oven-baked krõpsud ka ja see on nii hea olnud. Ja kuna mina söön ülipalju tippi, ma söön rohkem tippi kui juurikaid, siis tipis on ka valku kreeka jogurtis. Ma arvan, see on jumala hea tegelikult õhtul. Muidugi. Sest et sa sööd nagu kohupiima asemel mul kuidagi palju paremini istub see praegu. Nii et jah, saunaõhtu ja siis vaatame Netflixi edasi. Praegu midagi rohkem ei ole leidnud midagi ülihead. Vaatame Ricky Gervaisi uut stand-upi. Aga lihtsalt võtke shot iga kord, kui ma ütlen seda siin videos. Puhkame. Low calorie, natureo, muskat. Ainult paneks Tiina. See on minu. Saunas eriti. Pane ääre. Siis on see They will be hearing from me tonight. You will be hearing from me tonight. Don't let go. Just don't let go. Nüüd on meil juba teine hommik siin Meesenpekis ja magasime jälle ülihästi. Väga mõnus. Nüüd täna hommikul Sass läkski just sauna veel. Sõime jälle seda üleputru ja kohvi. Ja vaikselt hakkamegi settima minema. Tegelikult siin minu arust on 12-ni see check-out time, aga kuna me tahaks vaadata need värvitud toad üle päevavalguses. Sassi toa ilmselt saab fulli nagu tõsta tagasi ja valmis teha nii-öelda. Peame nüüd kardinad panema tagasi ja see on veits mäss. Võib-olla on kardinaid vaja aurutada, kui need on nüüd olnud minu toas kortsus hullult. Ja kui jõuame, siis tahaks juba lapsetoa kummuti ja hälliga kokku panna, et siis kõik need mingid mähkmed ja riided, mis me oleme saanud igalt poolt, saaks need nagu suuruste järgi ära sorteerida.
potentsiaalselt mingid suuremad asjad äkki kõigepealt konkusse viia ja jätta mingid väiksemad riided ja väiksemad mähkmed sinna kummutikappidesse ja üldse mingid, seal ongi a la praegu lihtsalt kuskil põrandal vedeleb mingi a la beebi küünekäärid ja mingid pisikesed asjad ka, et siis oleks hea, kui neil on ikkagi mingi oma koht. Ja saamegi sellest harjumusest, et meil üldse on mingi kolituba, kuhu asju visata või mis iganes. Siis juba aegsasti lahti, enne kui laps tuleb, sest et mingi pesuristi saab ikka sinna panna, ega laps nagunii ei kasuta ju imikuna oma tuba. Aga tegelikult tahaks harjuda niimoodi ümber, et see on ikkagi lapse tuba. Et meil ei ole enam mingit ekstra tuba, kus kõik mingid trenniriided kuivavad, tavariided kuivavad. Kui ma panen mingeid jagassriideid müüki, ma viskan need lihtsalt sinna tuppa riiulisse, et need oleks nagu silme eest ära, aga tegelikult peaks leidma oma asjadele nii-öelda oma tubades koha. Ja kui ei leia, siis võib-olla pole vaja nii palju asju. Sükene natuke organiseerimise päev on meil ees. Ja päeval muidugi ilmselt vaatame jooksvalt midagi süüa. Meil jäi veel üks avokaado järgi ja sükseid näkse ja siis õhtuks mul on veel. Eelmises videos ma tegin neid crispy Santa Maria tacosid ja need nii maitsesid Sassile, nii maitsesid mulle. Ja mul on üks see crispy chicken maitseaine veel alles ja neid oli nii kiire teha, et ma mõtlesin, et see oleks siuke hea cozy õhtusöök tänaseks ka. Aga selleks peab ikkagi poodi minema, et kana osta ja nädalatoite ja mis iganes, et lihtsalt siukene toimetus täis pühapäev meil ees. Sassi tuba hakkab juba ilmet võtma. Jõudsime mingi tunnika tagasi koju. Mega ilusti on kõik tehtud. Väga kiidame oma töömest. Kõik asjad on tagasi kruvinud. 2 kihti värvi on väga ühtlaselt kõik. Ja nii äge ilmekas on kohe tuba. Sass tahtis alati tegelikult tumedamat tuba, aga algselt kuidagi, ma ei tea, miks me ei tahtnud värvida või ei viitsinud või nii palju asju on nagunii alguses, kui kolid. Aga nüüd, kui me lapsetoa tegime, siis mõtlesime, et siit ka ja väga nunnu. Nüüd Sass panebki veel siia endale kardinad tagasi, siis mingid detailid veel siia tuppa. Ja siis me saame juba hakata siit lapsetuba tegema. Telefonis igal juhul jäi hästi siuke beež lihtsalt, aga kaameras on minu arust ilus roosa. Et täpselt siukene nagu ma tahtsin. Ma isegi ei oska kirjeldada, kas lillakas siis. Igal juhul ta ei ole vaata see hele beebiroosa on ju. Samas ta ei ole siuke kärtsroosa. Et täpselt see toon oligi maaroosa, mis ma tellisin. Ma panen selle värvi, mis me tellisime video alla ka lingi. Ja ma panen meie töömehe Facebooki profiiliga. Kui teil on ka vaja lähiajal näiteks värvida ja pahteldada midagi, siis ta teeb seda väga hästi. Ta ütles, et ta võib tapeetimist ka nagu kaaluda, aga ta ei ole 100% kindel, et oleneb tööst. Nii et aga seinte värvimine on küll mega ilus. Ja siia saab kohe veel vaiba panna, mis on meil roosakas. Siis me proovime täna kummuti kokku panna ja lapse voodi. Ja siis hakkab juba ilmet võtma. Lamp on meil juba ka laes. Siin magamistoas meil ongi praegu lapsetoa kummut on karpides Ikeast ja samamoodi Ikeast on ka meie võrevoodi. Nii et me saame need karbid ka siit magamistoast ära, saame minu toa normaalsemaks. Sellepärast ka väga soovitan, kui vähegi võimalik kedagi lihtsalt palgata, sest endal oma mingite asjade kõrvalt seda teha oleks nii stressirohke olnud. Algselt, mis me mõtlesime, mina arvasin, et see on mingi 1 päeva töö. Meie töömees ütles kohe, et no pigem siuke 2 päeva, kui on 2 tuba. Aga siis tulidki need ootamatused. Ehk siis see kõik lisas 2 päeva juurde, nii et algas 1 kuni 2 päeva, sellest sai põhimõtteliselt 4 täispikka tööpäeva. Ise oleks kindlasti olnud hullult stressirohke sellega tegeleda. Aga jah, lõpp hea, kõik hea. Seinad on mega ilusad mõlemas toas ja nii ootan juba, kui paneme Sassi toa paika, et hakata vaikselt siis lapsetoa asju ja mööblit ka timmima, nii et nüüd ära. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, the sun sings, 2 star-crossed lovers in the still melting snow.
where the loving was easy and the courting was brief. Me saime nüüd selle kummuti kokku, aga ma näitan teile homme, sest et seal lapsetoas on kuidagi nii halb see laelambi pirn, et see on hästi hämar. Et sisuliselt kohe, kui päevavalgus kaob sealt toast ära, siis seal filmida on suht mõttetu, aga ma näitan teile homme. Võrapoodi panime ka kokku ja homme siis päevavalges ma räägin teile kõik, kust kõik on ja see lapsetuba nagu nii tundub, et see on siuke work in progress. Ma pean sinna veel mingisuguse tugitooli taolise asja või mingi imetamistooli sebima, aga vähemalt nagu nüüd lõpuks asjad toimivad ja toimuvad. Ja nagu nägite, siis õhtusöögiks me sõime neid takosid. Mega head olid jälle, nii lihtsad, nii maitsvad. Ja nüüd ongi aeg siis vaikselt voodisse settida. Ja ma teen oma skincare'i ja ma tahtsin teile näidata oma kõhu skincare'iga. Põhimõtteliselt samad meetodid, mis mul on näol, et mulle meeldib, et kui mul on näiteks üks kallim näokreem, siis ma pigem mingi näopesugeeli ja seerumi võtan nagu soodsamatelt brändidelt, et kõik ei oleks kallis. Ehk siis ma võtan tavaliselt suurema meigi maha lihtsalt mingisuguse Rimi meigilapiga ja siis pesen oma näo ära, ma sain Lovettast selle mingisugune Korea skincare'i bränd, aga see näopesuvaht oli sooduga 10 eurot, nii et siuksed soodsad asjad. Siis läheb peale L'Oreali seerum, mis mulle hullult meeldib. Need seerumid on minu arust ülihea hinna ja kvaliteedi suhtega. Siis üks kallim asi näole on mul näokreem õhtuti. Ma kasutan seda Noon brändi näokreemi, see on siuke hästi niisutav talvine, rasedatele sobiv. Ja seda ma ostan oma kosmeetikult, kelle juures ma käin mingi iga 3 kuu tagant. Homme lähen kusjuures uuesti, aga praegu mul on seda kreemi, nii et homme ma ei pea midagi ostma. Aga sisuliselt, et nagu soodsad sammud ja siis üks kallis kreem. Siis kõhuga mul on sama, et nagu nii soovitatakse kreemitada ja mul on üldse siuke kreemitaja inimene. Nii keha kui näoga juba enne rasedust, et ma suht mingi korra või 2 korda päevas kreemitan ennast üle kogu keha. Trennikotis mul on see Body Shopi Mango mingisugune keha. Teate küll, et Body Shopi Classic kreemid. Ta on ka siuke hästi niisutav rasvane, ehk siis kõhule praegu hea, kui on vaja eriti palju niisutust. Ja seda ma panen siis trenni hommikuti. Siis kui mul on mitte trenni hommik, siis ma sain Vlogmassi esimesel nädalal minu arust Luuvilt siukse mingisuguse promopaki, mis on ka rasedatele sobilik. Ja neil oli siukene mingisugune honey cream seal, mis on ka hästi hea, hästi niisutav. Seda panen siis vahepeal trennivabadel hommikutel. Aga üks veel, mis mul enne juba oli ja mis mulle meeldib ka vahepeal panna, on see Mixa mingi repair kreem, see on siuksele hästi kuivale, põhimõtteliselt nagu ketendavale nahale ja mis mulle meeldib on see, et see kogu tuub on minu arust mingi maksimaalselt 10 eurot, maksimaalselt. Ta on ikkagi suht soodne ja see kestab ülikaua. Ja vahepeal need nagu kreemide aroomid ei meeldi mulle, siis see Mixal sisuliselt polegi aroomi, et mulle hullult meeldib ka lihtsalt siuke nagu dry, rough, bumpy skin, et hästi niisutav. Et kui on trennivaba hommik, siis emb-kumb ja iga jumala õhtu ma panen siukest mingit õli. Ma ei ole üldse õli inimene tegelikult, mulle ei meeldi see õline tunne ja sellepärast ma seda hommikul ei teegi. Et ma ei taha õlise naha peale panna veel riideid, ma lihtsalt ei fänna tegelikult õli üldse. Aga kuidagi nüüd ma olen rasedusega õhtuti, siis harjunud ikkagi panema seda. Ma ei mäleta, kust ma tellisin selle esmaspäeva ajal novembri alguses. 2. trimestri mingi keskpaigas hakkasin lisama õli õhtuti. Ja seda ma panen ka nagu full jalad, tagumik, kõht ilmselgelt, alaselg, rinnad, käsi, kõik kohad, kus sul potentsiaalselt võivad mingid venitusarnid tekkida, kui sa paisud, sest tõesti kõhu peal eriti tunned, et see on siuke nagu pingul tunne. Siis see õli ikkagi aitab ja see on minu arust looduslik kehahooldusõli, bio-oil ja ma tellingi selle veel ühe juurde, aga siis ongi näiteks see Body Shopi kreem on ka minu arust 23 eurot, midagi siukest. Bio-oil oli ka soodukaga minu arust 30 eurot, ehk siis see hommikune Mixa, mis on mingi maksimaalselt 10 eurot, jälle tasakaalustab natuke seda rutiini. Aga õnneks need kõik asjad, isegi tegelikult näohooldusasjad kestavad suht kaua, et isegi kui ma ostan mingi ühe korra selle 30 eurise, siis jah, ta on mul juba varsti 3 kuud olnud ja ma olen ka näinud, et tegelikult ka peale sünnitust soovitatakse sul, et sa ei loobu kohe oma mingi kogu skincare'ist, sa võiks oma kõhu eest edasi hoolt kanda. Et ma saangi selle järgmise õlipudeliga ära kasutada, sest mul ilmselt jätkub seda ka peale sünnitust. Et siuksed rutiinid on mul, aga ma võtangi nüüd meigi maha, õlitan ennast sisse ja lähen voodisse raamatut lugema.
oleme lõpuks tagasi minu toas. Niimoodi, et see ei ole kolituba. Sisuliselt kõik sai siin puhtaks. Mul on nii hea meel. Ma saan jälle hingata. Remonditööd on tehtud. Nagu ma olen mingi 50 korda juba öelnud. Need on ülitüütud. Aga kui nad on tehtud, siis on lihtsalt mega hea tunne. Ja väljakutse 3. nädal läks siis täna käima. Tegin trenni ära, pesin pea ära. Ja ma ei viitsinudki ennast sättida, sest et mul on tunni aja pärast täna näohooldus. Nagu ma eile õhtul ütlesin, siis jah, iga mingi 3 kuu tagant umbes mul on ja täna jälle lähen. Vaatame, mis Kristi räägib. Ma ise tunnen, et rasedusega mu näonahk. Ma ei tea, Kristi ütles, et tihtipeale kipub kuivama täiega. Samas praegu on keeruline tuvastada, et kas see kuivus on mingi külmast, talvest, kütmisest, rasedusest, mis iganes, et ma ei ole täheldanud nagu mingit ekstreemset sükest ketendamist või midagi sükest. Ja ma nagu nii teen oma skincare iga päev 2 korda, nii et siis võib-olla ma ei annagi väga võimalust nahale hullult kuivaks tõmmata, aga tema oma eksperthinnanguga siis saab kohe öelda, kas on midagi viga või ei ole. Ja rasedana eelmine kord, kui ma käisin, siis ka neid tugevaid nagu masinhooldusi ei saa teha, mis lähevad hästi sügavale naha sisse. Aga me tegime siiski hästi sükse niisutava mõnusa hoolduse näomaski. See on nagu veits süke sen poputus endale, nii et ma olen elävilet sinna minna. Aga jah, minu tuppa on veel jäänud sinna mingi hunnik asju taha, mis ma tahtsin jagasse müüki panna ja siis selle riiuli. Praegu seal on mul mingid, ma ei tea, trenniriided ja asjad, aga ma tegelikult tahaks sellega tühjaks tõsta ja siis selle valge riiuli äkki Marketplace'is maha müüa. See oli mu esimene raamaturiiul, täiega nostalgiline ja see oli korteris meil, mäletate, voodi kõrval. Mul nagu öökapi asemel ja see on nii armas ja nunnu, aga mul pole seda praegu kuhugi panna, sest nüüd mul on ilmselgelt siuke raamaturiiul. Lapsetoa staatus on praegu selline. Mega ilusad roosad seinad, lampeks, siis meil on siuksed IKEA pruunikad, beežikad kardinad. Panime Saara Home Vibe'a maha. Baby Björn oli Babysitist. See väike kaisukas on siin sees. Ja eile siis panimegi kokku IKEA kummuti ja IKEA võrevoodi. Mõlemaga oli veits nagu mäss. Need kummuti käepidemed me tegelikult ostsime eraldi Saarast, et muidu siin olid tavalised hallid Saara Home'ist, et oleks natuke seda vintage romantilist vibe'i, mis me tahame kodus säilitada ja kõik on fine, aga siin on siuke väike täkke nagu reaalselt siin ees ja me märkasime seda alles kõige lõpus ja Sass pani mingi üle 3 tunni seda kokku. Alati need kapid ja garderoobid, kus on esiteks need nii-öelda sliding libisevad sahtlid, võtavad kuidagi nagu eriti kaua aega, pluss sellel oli veel all siuke huvitav põhi, taga oli ka mingi paks puidust sein, et kuidagi võttis nagu aega ja siis sa märkad lõpus, et nagu mine pekki, et isegi kui ma IKEA-sse kirjutan, mida ma teen, sest et see oli mingi üle 300 eurose kummut, siis nad suure tõenäosusega ju ütlevad meile, et tooge kõik nagu tagasi, aga karpi meil alles ei ole ja ma ei tea, tahaks lihtsalt, et nad annaks meile nagu ühe sahtli plaadi, aga tavaliselt need asjad ei käi nii, igal juhul ma kirjutan sinna täna ja vaatan, mis nad räägivad. Aga jah, noh, see on nagu suht siin ees ka, et ikkagi suht häirib ja kui lõpuks laps peaks seda nokkima ja see tuleb täitsa ära, siis see on siit alt ju helepruun, et see jääb nagu kohe silma. Igal juhul, ma ei tea, vaatame, mis nad ütlevad. Selle pisikese korvi ma ostsin ka IKEA-st, aga see oliivipuu on Temust. Ainuke asi, mis ma olen oma elus kunagi Temust tellinud, see tuli mingi 2 kuud. Kas ta näeb mingi ülirealistlik välja? Laivis ma ütleks pigem mitte, aga samas mulle meeldib see värvikombo ja tegelikult keegi teine ilmselt niimoodi ei vaata. Annab mingit natuke iseloomu siia tuppa juurde ja see võrevoodi oli siis ka IKEA oma, see oli mingi 60 eurot, üliarmas Saara Home'ist alguses vaatasime, oli mingi 250 eurine, sisuliselt sarnane ja siis vaatasimegi IKEA-st ja oli 60-ne, et nagu mega armas, sobib hästi minu arust siia värvikombosse, aga samamoodi siin nagu see üks mingi polt oli eile väga imelik, Sass mingi ülikaua timmis seda, et kogu aeg nagu tuli lahti, mis tekitas ka küsimust, et kas see on mingi praak, sest kõik ülejäänud 3 nurka olid nagu ilusad ja saime ilusti turvaliselt kinni, aga lõpuks Sass vist proovis mingeid teisi põlte ja kuidagi sai ja katsetasime oma keharaskusega, tundus, et nagu jäi püsima, aga seda me tegime kõige lõpus, siis selle karbi me jätsime alles, just in case, kui meid tõesti jääb see kummitama, aga praegu saime kokku ja see pisikene taskutega asjandus on Saara Home'ist, siis mul on siin IKEA madrats ja IKEA madratsi kate ja IKEA lina. Ma panin praegu siia sisse selle beebipesa, mis on Babysitist, et hiljem siis see beebi on niimoodi kuskil diivanil selle pesa sees või voodi peal magab näiteks, aga praegu mul polnud seda väga kuhugi mujale panna. Ja siis see võre pehmendus, mina mõtlesin, et see läheb nagu üleni, aga see katab ära täpselt pool võrevoodist, nii et ma olen ka confused. Ma ütlen, kui sa teed elus neid asju esimest korda, siis sa ei mõtle, et kas ma oleks pidanud 2 tellima, samas seda täpselt samasugust ei ole enam Saara Home lehel. Ma ei tea, väga segane. Igal juhul, kui ma tulen näohooldusest, siis mul on 2 kotitäit veel riideid, mis ma tahan ära sorteerida, et esiteks, kas mul on midagi seal, mis mulle üldse ei meeldigi, siis võib-olla suuruse järjekorras või vähemalt nagu
kas on podid ja püksid ühes ja mis iganes kuidagi ära sorteerida ja panna ka kummutisse. Aga ma teen seda siis jah, peale näohooldust, sest praegu ma panin siia lihtsalt mingeid väikseid mähkmeid. Siia Sass tellib meile neid lappe juurde. Siis siin on mingid väiksed ujumispüksid, veel mingeid väikseid mähkmeid varvus. Siia alla ma praegu panin kõik need mingid apteegist tellitud asjad. Sass mingi hetk tellis, et mingi ala kraadiklaas, termomeeter, mingi dušikeel, soolalahus, kõik siuksed asjad. Beebi küünekäärid, et siuke nagu apteegikarp. Siin on see Aulet sokk. Siis 2 öölampi pisikest ja kõhukott on praegu siin lihtsalt hoiul, kuniks kasutamiseks läheb. Ja siia ma mõtlesingi siis need mingi podid, sokid, püksid, ma ei tea, pidžaamad ja siia ka siis midagi veel. Ja siin all on mul endale need mingid haiglapüksid, siis mingid erinevaid tekke musliinist, siin on vanniräti, veel mingi, ma ei tea, 6 kummiga voodilina, siis veel üks madratsi katevarus, et kui see täis pissitakse üks hetk kindlasti, et siis siuksed nagu voodiasjad on siin all. Aga jah, ma lähengi homme vennanaise juurde, siis ma saan tema neid kummutisahtleid seal analüüsida. Ilmselgelt siia peale tuleb mähkmelaud ja väike mähkmestation, aga kas see on praktiline, kui nagu siin on mähkmed ja lapid ja siin on näiteks varuriided, kui laps midagi täis pissib või kakab. Igal juhul ma ei tea veel, sest pole kogemust on ju, aga ma vaatan vennanaise pealt, kuidas tema kummut on ja siis ma üritan imiteerida seda. Ja siin nurgas veel paratamatult on natuke soti, mingid pesuristid asjad, nendega me peame mõtlema, mis saab. Aga siin on ka 2 siukest pruuni puidust riiulit. Siin on näha, need on sama värvi, mis võrevoodi ja need 2 lähevad siia kummuti kohale sisuliselt alguses lihtsalt nagu dekoratiivsel eesmärgil, et natuke siin oli seda rohelist taime. Siis sinna riiulile ma tahan panna siukse õlimaali, mis ma jagast sain, ka nagu rohekates toonides. Ma olen täiesti obsessed õlimaalidest. Ja siis mingid paar kaisukat äkki sinna riiulile ja siukene rippuv kunstaim, mis mul on ka raamaturiiulil, et see on nagu siukest värvi ka rohkem siin toas. Ja see korv oligi tegelikult mõeldud siia meie väikse esimese poni kõrvale mänguasjade hoiustamiseks. Vot jah, see on praegu meie lapsetoa update, aga käime näohoolduses ära ja siis hakkame neid riideid sorteerima vaikselt, mis seal lapsetoas on. Called him a thief in the quiet of the evening. They'd steal away where the laughter would flow and the fiddle would play. Well, the folks called it wrong, but hell, it seemed all right in the sun-painted picture, and the day turned to night. Come up on the hillside, we'll have a time. If you'll bring the kisses, honey, I'll bring the wine. Keep your heart guarded, too soon it'll fall. When one walks back home, honey, only one knows it all. Well, she walked up the hillside. Kodus tagasi nahk on jälle niisutatud ja särav. Ja naljakas on see, et Kristi põhimõtteliselt esimest korda elus, ma arvan, ma olen seal käinud mingi 4+ aastat, ma isegi ei tea, igal juhul mega kaua. Ja see oli esimene kord, kus me ei teinud poorilusikaga, et see on nii hea nahk. Seega ma ei tea, kas asi on raseduses või mida, sest eelmine kord ma olin ka rase, aga siis ma olin muidugi palju vähem rase. Aga ta ütles, et see kord on nagu kõige naturaalselt säravam, mis on olnud. Ja teine asi, mis ma pidin tegema, oli need riided ära sorteerima. Nii et ma lihtsalt tõstan need kõigepealt välja, sorteerin mingid bluusid ühte, mingid suuremad asjad panen kohe alla sahtlisse. Issand, kui palju asju, ebareaalne. Mis asi see on? Nagu see on nii pisike. Okei, sorteerime siis. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better.
ma andsin siin poole pealt nüüd olla. Ma homme vaatan, kuidas mul vennanaisel on need podid ja asjad, aga mul on mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mingi 20 siukest podi, mis on nagu trukkidega. Ja siis on mingi 15 siukest, mis on pikad üleni. Osad on kindlasti siin pidžaamad, on ju. Nii et ma homme arutan siis oma vennanaisega, et mis ma peaks ise võib-olla juurde veel ostma. Praegu ma panin kõik need lahtise osaga püksid siia, mis mul on, sest ma tean, et need kinnise osaga püksid, mida oli ka mega palju. Need hakkavad hästi kiiresti vist kiskuma, kui suurus on vale. Need on kõik siis seal. Ja siis siin on mingisugused siuksed nagu eriti lühikesed podid, mütsid. Kossikamps on siuksed nagu erilisemad asjad võib-olla, aga noh, igapäevaselt ilmselgelt sul ongi lihtsalt need tavapüksid ja podid, on ju. Siis ma paneks siia mingit erinevat tüüpi podid pikkade jalgadega ja lühikestega näiteks. Ja siis nende podidega ma tegelen homme edasi, kui mul on natuke rohkem sisendit juba saadud eksperdid. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give it cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces.